Tere tulemast kuulama Puhkeke juttude 30. episoodi. Aprillikuus kõik on uus. Või siis mitte, sest minuga liituvad tavapärased Jakob ja Mattias. Tere! Tere! Tänane episood on suuresti kokku võetud, suurema osa võtab sellest siis ära meie intervjuu, mis varsti ka tuleb, ehk siis kuulake meid alguses ikka ära. Aga enne kui intervjuuni jõuame, palun followge meid Instagramis @puhkekajutud. Saate meile ideid anda, mida siin nüüd viienda perioodi jooksul hakata tegema. Andke andeks, ma olen väga elevil selle episoodi juures. Muidugi ärge unustage meile subscribe'iga YouTube'is ning followge meid Apple Podcastis ja Spotify's. Jah. Võib-olla on hea isegi, et intervjuu võtab suur osa, sest tegelikult hetkel niivõrd uut ja dramaatilist ei ole toimumas, või kui on, siis me ei tea sellest palju. Midagi, mis me teame, on see, et arvestused käivad ja ometigi me ju seal osaleme, või mis? Täitsa osaleme tõesti. Mina tahaks alustuseks öelda, et miks meie arvestused on 8-15, 3 tükki, ei ole okei. Jah, palun juhtkond võtke ette midagi ja liigutage meie arvustusi natuke näite. Ei nagu konkreetselt, kas ei ole mingi, igal pool on need uuringud, et see, et nagu eriti meie teismelised hommikusel ajal lihtsalt aju ei tööta nagu normaalselt. Nagu Imo võikski 8-15 arvustused ära kaotada. Kas sulle ei meeldi, et sa saad teha ajalugu ja matemaatikat kell 8:15? Ajalugu on mu koolieksami nagu osa põhimõtteliselt, andke andeks, ei meeldi. Kuidas? Kuidas? See oli tore ju. Kuidas? Ma esimesed 15 minutit istusin ja lugesin ülesandid ja saan mitte midagi aru, sest mu aju ei olnud normaalselt tööle hakanud veel. Aga mine varem magama ja ärka varem. Jah, see tõesti on ju nii lihtne. Mine lihtsalt varem magama. Jah, sa ei pea, uni on tähtis, nagu ütles Matt Aups. Jah, kas sina ei saa siis lihtsalt siis magama jääda, kui sa soovid? Ükskõik millal. Kas sul ei ära ole ütle, sellist et sa võimu? õpid kella 4-ni. Ma isegi saan neist, kui ma väga tahan, aga ma pigem ei tee seda nagu. Pigem on siuke, et õpin enne ära ja eks siis näis, kas uniga tuleb. No jah, Jah. kõlab nagu sinu probleem. Ei, aga tegelikult nagu ma tulin, mis meil oli Mati arvestus, oli neljapäeval, jah. Ja. Ma tulen koolimaja on täiesti nagu pime, ühtegi tuld ei põle. Ma vaatan 0 inimest, ma mõtlen, et mis toimub. Ja siis ma jalutan üles jällegi, ühtegi inimest ei tule vastu, ma olen mingi, mis toimub praegu. Ja siis ma vaatangi, et ainult meie klass on koolis. Nagu, see on auditav nagu. Ainult meie klass läheb kell 8:15 arvestusele. See oli suht lahe. Minu arust nagu, ei olnud see suht lahe. Kas 12-ndikal oli mingi proovieksam või midagi? Või... Ja see oli neil kell 10:15 kuni ja, siis pärast 2-ni. meid, aga see, et ülejäänud saavad lihtsalt bypassi sellest, see on kiusamine siin. See on ja suht tüütu. Nagu ma tahan näha vähemasti teisi minuga koos kannatamas, see ei ole okei. Klassitäis inimesi ei ole piisavalt juhtkond, pange kõik juba 8-15. Pange mingi 10-ndikud, vaata. No siis nad arvad ära juba 11-ndaks, vaata, et 8-15 ongi okei. Minul ei ole seda kogemust ees näiteks. No vot, Ma ei tahaks küll vinguda, aga mul läheb nagu päris hästi arvestustel, vaata. Kõikidel kuulajatel ka kindlasti, eks ole. Ja loodame küll, et läheb. Võtavad siin oma arvestuse õppimise aja ja lihtsalt kulutavad meie podcasti kuulamisele seda. Äkki nad õppivad arvestusteks niimoodi, et podcast käib taustal. Jep, sa kuulud Refnerisse, kui sa suudad teha seda nagu. Äkki nad ei õpi. Äkki lihtsalt kuulavad meie podcasti. Jah, äkki need ei huvita hinded ja nad lihtsalt ei õpi. Ei, ma ei öelnud seda. Neid huvitavad hinded, aga nad ei viitsi õppida. Sest kas sa oled kohanud inimest Treffneris, keda ei huvita oma hinded või? No jah, ma nii päris öelda ei saa, et ma oleksin, aga siiski mõned siin puuduvad isegi sellepärast, et neil 10 tundi oli piisav aeg, et matat õppida, nii et
ma olen siiski salty sellepärast. Miks sa lased arvestuse üle lihtsalt sellepärast, et sind huvitavad hinded ja sa mõtled, et okei, fine, ma ei tule kohale lihtsalt. No selles suhtes, kui sa arvad, et sa ei ole veel valmis seda sooritama, siis see on lihtsalt hea taktika põhimõtteliselt aega juurde saada endale. No ilma sa saad näha, mis tüüpi ülesanded seal arvestusel on vähemastega, noh. No jaa, aga seda sa saad teha niimoodi ka, et sul klassikaaslased näiteks räägivad sulle. Ei või? jah, ei muidugi. Kui jah, jah, ma ei taha rohkem minna selle teemaga, sest ma lähen närvi natukene. See on minu arust nii ajuvaba lihtsalt. Nagu ma mõistan, aga samas kas see ongi nagu ainukene asi, miks sa siin koolis oled, on see, et ainult saada häid hindeid ja nagu vahetele sa oled mingi ekstreemsustesse. Et nagu okei, ma lasen oma matiarvestuse üle sellepärast, et ma saan mingi 4 ja ma ei taha seda. Vabandust, nüüd ma tahan küll juba vingu taga. Minu arvamus on see. No jaa, paljude jaoks on 4 läbikukkumine. Selles mõttes, kui meil siiski üritatakse medalitele minna, siis 4 on tõesti medali jaoks läbikukkumine, nii et... Ei no seda küll, aga ma ei tea. Lihtsalt minu arvamus, magage, hinded ei ole nii tähtsad, medal annab vist, kui sa saad medali, sa annab ainult sulle mingi 2 punkti juurde ülikooli sisse astumisel, kui sedagi. No, ja see on kuld, nii et hõbe, ma ei tea, kas annab vähem isegi, 1 võib-olla. Või annab ka äkki 2. Ehk siis see on rohkem nagu lihtsalt see, et ma lõpetasin medaliga, sa saad öelda. Aga nagu päriselt see anna sulle nii palju juurde. Aga noh, ma ei tea. Kes saavad medali, palju õnne muidugi. Ma ei üldse nagu, kui te ei ole ennast tapnud ja ei ole maganud, siis miks mitte? Just nii. Yeah. Aga no samas siuke räige õppimine minu arust ka natukene distsiplineerib inimest ka. Et noh, sa ei saa nagu lasta niisama ka, noh. Ei, ma mõtlen nagu seda õppimist, et sa õpid mingi 4 öösel ja ei saa und vaata. Okei. Siis sa ütled praegu mingi 3 koolile lihtsalt, et te olete taunid ka maana. Ei, ma ei ütle, et nad taunid on, ma lihtsalt ütlen, et see ei ole väga tervislik eluviis, kuidas elada. Ja aga see on jällegi minu arvamus, kui nad saavad hakkama ja nende füüsiline ja vaimne tervis on okei, siis muidugi laske käia. Mul, igal inimesele on omamoodi see õppimine, et ja magamine ja üldse nagu mitte halvaga. Kui nad saavad hakkama ja nad ei tapa ennast, siis muidugi laske käia. Midagi selle vastu. Mina lihtsalt võib-olla kadestan natukene, mina ei ole selline. Mina näiteks ei suuda 4 õppida ja nagu ma ei tea, mida veel, Ei, see on tegelikult hea point, et võib-olla, ma olen tegelikult sinuga nagu samal meelel, et ei peaks nii palju üle ka pingutama, aga võib-olla see ongi see, et ma lihtsalt olen ise kade selle üle, et ma ise ei suudaks sellist asja ette võtta, et mul ei ole sellist nii-öelda distsipliini või nii suurt motivatsiooni või tahtmist, et seda head hinnet saada. No ja, aga samas on, uuringud on tehtud ju, et nagu öösel õppimine ei anna väga midagi tegelikult. No jaa, et sul lihtsalt see nagu ei jää kinni, vaata. Siin on see, et asi on rohkem nagu põhimõttes kui selles efektiivsuses. Et sul nagu põhimõtte pärast, kui sa sunnid ennast õppima nii kaua, siis sa lõpuks suudadki nagu pingutada palju rohkem, vaata. Aga kuigi sellest eriti nagu... Kasu ei ole. Jah, sellises akadeemilises mõttes väga nii palju kasu ei ole, aga... Võib-olla siin on pigem see, et aja planeerimist peab oskama, et nagu see, et sa õpid kella 4 mingi arvestuste nädal näitab seda, et sa lihtsalt ei oska oma aega planeerida korralikult, et varem õppida ja nagu korrata asju, vaata. Ega ma tean, ma olen ise sama asja teinud, ma olen õppinud mingi 3 öösel arvestuste nädala, ma ei hakka valetama, aga lihtsalt ma mõtlen, kui ma tagasi mõtlen sellele, siis nagu kui ma oleks oma aega paremini planeerinud, siis ma ei peaks õppima 3 öösel päev enne arvestust. Et nagu oleneb, aga samas, kui inimesed saavad hakkama, muidugi laske käia. Mina lihtsalt tean, et mina ei suuda nagu. No jah. Aga teate, mis on tore või? No mis on tore, Mattis? Nüüd järgmine periood oli ju 12-ndike koolis, ehk siis meie 11-ndikud oleme kõige vanemad, muidugi see ei anna meile väga midagi, aga
see tähendab, et söögijärjekorras saame meie vahele trügida. See tähendab, me ei, me mitte ei trügida. trügi. Me ei trügi ametlikult. jaa, ei trügi. Aga mõtle, meie oleme kõige vanemad õpilased koolis. No vot, see on alles saavutus. Jah, see on suht lahe. Tegelikult Kõigile minule kuidagi ei meeldi see idee, et ma olen kõige vanem nagu. Varsti peab ära minema siit ja ma ei tea, mida ma teen, kurat. aeg on ikka lendanud suht kiiresti nagu. Jah, seda nüüd küll. See gümnaasiumi Nagu väga, väga aeglaselt ta ei ole läinud küll. Kinnitust annab episood 30 nagu. Jah. nagu eriti minu arust viimane periood läks nagu Ja see läks nagu nii õhti lihtsalt. Pamm. Mingi, Ja, nagu ja, ja, mingi ja, 2 nädalat oleks koolis käinud. mul just nagu tulevad arvestused ja ma olen mingi, ma just alustasin nagu halloo, lõpeta ära palun. Nagu arvestused olid ära. Siis oli vaheaeg ja siis no mina olin veel kauem, sest ma olin koroonas ka veel vaheajal. Ja ma nagu siuke mulje ei, et ma just jõudsin normaalselt ära puhata ja ma ei jõudnud isegi nagu õppimist uuesti pihta hakata, kui juba arvestused olid nädala kaugusel. Ja no see on ikka suht haige. Aga noh, ma ei tea, see nüüd tuleb viimane periood. Saame reisidele minna. Yeah. Loodetavasti mitte läbi kukkuda, nii et. Ja. Muidugi. Ja 12-kud saavad oma eksameid teha. Soovime kõigile 12-ndikele edu ja jaksu ja jõudu ja tarkust. Just nii. Aga kas me oleme valmis? Järgmine aasta meie oleme 12-ndikud. Meie oleme need, kes lõpetavad. Ma ei tea, mina ei tea. Ma ei oska midagi oodata. No 12. klass, eks ju. No jah, me oleme ka mingi 4. perioodi lõpuni alles kooli, siis 5. periood hakkab mingi eksamiteks higistamine, aga jah, mina ei tea, mida 12. oodata nagu. 11. pidi kõige raskem olema, eks ju, siis 12. nii hull ei tohiks mina ootan lebot aastat, sest et kõik on öelnud 11. on kõige raskem, 12. on lebo. Kui see ei ole lebo, ma olen pahane kõigi nende peale, kes ütlesid, et 12. on lebo. See on see klassikaline, et elu ei lähe kergemaks, sa saad ise tugevamaks lihtsalt. Jah. Siis 10. saab hiinlased, aga seal on nagu okei, saab hakkama 11, ima ei ole nii hull. Kui sa tahad medalit, edu sulle, mina olen siin koolis, et ma ei tea, miks ma siin koolis olen. Haridust, väga head haridust saada. Ja 12 ma olen siin, et veel väga head haridust saada. Ja seda podcasti tahaks ka siin koolis teha, nii et veel põhjuseid. No võt. Jah. Ei, aga tegelikult ma ei tea, hirmuäratavalt lähedal on see kooli lõpp, Loodame, et vähemalt koroonat ei ole järgmine aasta nii, et me peame nagu kodus olema jälle. Tahaks nagu 1 aasta käia koolis. Nagu okei, tegelikult me ei saa tervet aastat koolis käia, sest et 5. periood on meil siis juba nagu arvestusteks õppimine. Ega tegelikult need, kes lõpetavad praegu, need on ju mingi ei olegi ühtegi täisaastat käinud. Ja vist tõesti, nad ei ole mitte kordagi olnud terve 5 perioodi koolis. Jah. No võt, Siuke tobe asi on see koroona ikka, On jah. Mina ei ole veel haigeks jäänud sellesse, aga Küll see mingi hetk jõuab sinuni ka mõttes. Kasjuures see on nagu pool mu nagu mingi pere lihtsalt nakatanud viimasel ajal. Suht jube. No võt. Mul jäi tädi, vanaisa ja vanaema jäid haigeks koroonasse, nii et ma ootan enda aega. Loodan, et arvestused saan ära teha enne. Loodame, jah. No nii, aga nüüd siis algab meie podcasti intervjuu osa. Intervjueeritavaks on siis Puhkeka juttude üks suurimaid fänne ja ka Tartu linna noorte volikogu esinaine Emma Kruusmäe. Nii et Emma! minge kõik kuulake usinasti, mida tal öelda on. Meil on väga huvitavad küsimused, mõni on nagu huvitav ja teine on lihtsalt huvitav, nii et nautige. Tere tulemast kuulama meie uut intervjuud. Meiega on liitunud täna Emma Kruusmäe ja ka Jakob.
natukene vahepeal ütleb sõna sekka. Tere, Emma. Tere. Ma loodan, et meil tuleb siuke rahulik, vaikne. Mina ei saa midagi lubada, kahjuks. Tore intervjuu. Emma, kust sa tuled? Jah, mina olen see, kes tuleb maalt. Ma tulen Viljandist, käisin Viljandis põhikoolis ja nüüd otsustasin, et Tartu on õige koht, kus edasi õppida, sest ma tundsin, et Viljandis olid kõik juba enam-vähem tehtud. Ja Viljandi gümnaasium ei ole ikkagi see tase päris, mis Treffner on. Kas Viljandi on maalt? No, mina ütlen, et ei ole, sellepärast Viljandi on linn siiski. On küll, jah. Aga mõni meil ei nõustu sellega. Ja mina ei nõustu selle Aga samal ajal Jakob elab linnast väljas. Ma ei ole kunagi öelnud, et ma linnast olen pärit. Okay. Ma olen alati öelnud, et ma olen Ülku juurest. Jakob, miks ei ole Viljandi linn? No, nagu, kui sa sõidad autoga ja sa satud Viljandisse, sa ei pane tähele seda isegi, see on väike külake, kes sõidad mööda. Sõidad läbi, et minna Pärnusse. Nii. Ma olen sõitnud mitu korda elus Pärnusse ja mitte ühtegi korda pole tähele pannud, et ma olen Viljandis. Kahju. Mitte kordagi. Okei. Aga no võib-olla ma mingil määral pean nõustuma, et ma siiski tulin Tartusse. Siiski. Parim linn Eestis. Heade mõtete linn. Jah. Ja aga sa tulid Tartusse, et tulla Treffnerisse ju. Täpselt nii. Ja miks sa just Treffnerisse tulid? Ausalt öeldes ma ei teadnud enne Treffnerisse tulekut Tartu haridusmaastiku kohta suurt midagi või see, et ma pigem arvasin, et Härma on nagu teisel kohal ja Poska ja Tamme kohta ma osanud suurt midagi arvata, ainult et Tammesse ma tahtnud minna, sest sai koledad põrandad. Siis ma ühe kord käisin seal matemaatikavõistlusel ja see ei ainukese asjana meelde. Aga Treffner oli, ma olin kuulnud, mul oli paar tuttavat siin varem käinud ja ma pigem valisin Tartu ja Tallinna vahel. Tallinnas ma olin ka Kaagis ja Reaalis sees, aga ma otsustasin Treffneri kasuks, et siin saab saksa keelt õppida ka, mida näiteks Kaagis ei saa. Ja kas sa oled õnnelik, et sa saksa keele pärast siia tulid? See on hea küsimus. Kas just õnnelik, aga ma olen rahul ja ütlen niimoodi, et kahetseda saab alati. Ma arvan, et ma tegin õige otsus enda jaoks ja ma praegu ei kahetse seda, kus kohas ma oma elus olen. Seda on tore kuulda. Kuidas läheb? Läheb, arvestust nädal läheb nagu ta läheb. Und on vähe, energiajooki on palju ja õppida on veel rohkem. Kas sa ütlesid, et punda on vähe? Või und on vähe? Und on vähe. Minu viga. Küsijad asja mõttes. Okei, no tegelikult põhiline teema, mille pärast sina siin oled, on see, et sina oled Tartu linna volikogus, noorte volikogus. Kuidas sa sinna sattusid? Või no tegelikult ma olin juba põhikooli ajal aktiivne, et ma 5. klassis läksin õpilasesindusse ja see viis selleni, et 8. ja 9. klassis ma juhtisin enda kooli õpilasesindust presidendina. Samuti ma siis tegelesin lastevanemate nõukojas, hoolekogus, Vilistlaskogus nüüd pärast kooli lõpetamist ka ja siis Viljandi noortevolikogus ka alates 8. klassist. Ja Viljandis on selline süsteem, et kuna see on väike koht, siis ongi koolide esindajad. Ja õpilasesinduse presidendina ma sattusin Viljandi noortevolikogusse kõigepealt ja lühikest aega olin ka asespiiker seal. Ehk ma olen noorte valdkonnas olnud juba tegelikult aastaid ja avalik sektor on miski, mis pakub huvi. Ja nüüd, kui ma tulin Tartusse, siis tundus loogiline jätk nagu oma teed jätkata ja Tartu linna noortevolikogus, sellepärast, et see on suhteliselt noor organisatsioon, et praegu meil on alles 4. koosseis. Ehk seda potentsiaali on palju, aga samas seda on vaja väga arendada, et oleks tugev põhi, sest Viljandis on 20+ aastat vana noortevolikogu, seal juba struktuur on nagu paigas, aga Tartus on see natuke lahtine. Nii et kui ma tulin Tartusse, siis 2020. aasta lõpus oligi noortevolikogu kandideerimise võimalus ja eelmisel aastal valiti mind 3. koosseisu. Sel hetkel ma ei võtnud endale suurt rolli, ma olin küll komisjonides nagu ikka ja vastutasin kommunikatsiooni eest, aga siis ma olin lihtliige või tavaliige, sellepärast ma tahtsin näha, et milline roll üldse Tartu linnas on noortevolikogul, sest üle Eesti üleüldiselt on noortekogud, noorteaktiivid, noortevolikogud väga erinevad, kellel on hääleõigus volikogu kõrval justkui, kes tegeleb lihtsalt vaba aja sisustamisega noorte jaoks või päriselt, kes tegeleb volikogu eelnõudega, et see on väga erinev. Ja kui ma sain nüüd selle aastaga selle üldmulje kätte, siis ma otsustasin, et on hea võimalus kandideerida esimeheks. Seda enam, et ma nägin, et noortevolikogu
tulid väga ägedad noored, et meil oligi see aasta, nüüd kui jaanuaris olid valimised, oli 29 kandidaati ning valituks osutusid 15 liiget. Mitte sellepärast, et teised oleksid väga vähe hääli saanud, vaid selle tõttu, et see ongi piiratud 15 liikmega koosseis. Ning ma nägin, et see oli ikkagi väga potentsiaalikad noored koos ja tundus, et see meeskond on piisavalt tugev, et ma tahaksin seda juhtida. Et minu eesmärk ei olegi seal otseselt ise kõike nagu niivõrd palju kui vähegi võimalik teha, vaid seda tööd koordineerida ja just laduda seda tugevat struktuuri ja seda vundamenti, et Tartu linna noortevolikogu oleks võimalikult jätkusuutlik ja võimalikult pika tulevikuga. Ja selle nimel me see aasta tööd teemegi. Väga, väga tore. Aga millega te täpsemalt tegelete seal? Sest meil oli Jakobiga üks episood, siuke suur vaidlus, et millega te täpsemalt tegelete ja nüüd ma arvan, et on hea täpsustada. Noh, meil on, eks ju, 15 liiget ja eks ju, esimees, aseesimees, protokoll ja need on justkui juhatus, aga tegelikult noortevolikogul ei ole mingit hääleõiguslikku rolli Tartu linnas või volikogu kõrval. Meie eesmärk on võimendada noorte hääli ja olla see lüli linnavalitsuse, noorte ja linnavolikogu vahel, et see arvamus kõlaks ka linnatasandil ja vastupidi ka noored saaksid aimu, et kuidas linna juhtimine toimib näiteks. Ja meie liikmetel on võimalus olla esindajateks siis linnavolikogu kõrval olevates komisjonides. Majanduskomisjon, rahanduskomisjon, arengu- ja planeerimiskomisjon, sotsiaalkomisjon, hariduskomisjon, kultuurikomisjon, revisjonikomisjon ja praegu on veel mingi üks komisjon veel ajutine. Jällegi, meil ei ole seal hääleõigust, aga kui Tartu linna pildis vaadata, et üldse kuidas mingid otsused saavad tehtud või mingid muutused ellu viidud, siis ongi niimoodi, et kõigepealt kas linnavalitsus või komisjonid algatavad nagu eelnõu. Olgu selleks, mis iganes see nagu praegu kõige uuem on, et ühistranspordide piletihindu kergitatakse. Ehk siis, kui see on algatatud linnavalitsuses, ütleme, siis see liigub komisjonidesse. Komisjonides saab veel arutada selle üle, et milliseid muutusi võib sisse viia või lihtsalt ka arutelu selles osas, et kui õige see on. Ehk sel hetkel saavad siis volikogu liikmed juba oma arvamuse sellest kujundada ja siis see läheb volikokku, kus siis kiidetakse heaks ja siis see jõustub või siis laidetakse maha ja tuleb midagi veel muuta. Ja sel hetkel, kui me olemegi komisjonides, on meil ülevaade esiteks, et mis muutused Tartu linnas toimuvad ja meil on võimalus öelda ikkagi oma arvamus sinna sekka, et praegu täpselt ühistranspordi nende piletite hindadega oli ka see küsimus, et see mõjub just noortele võib-olla kõige laastavamalt ja miks seal taga on, et üks asi on see, et kui meil toimub juba noorte volikogu keskselt see arutelu, siis see tuleb kasuks. Ja siis me saame enda kui organisatsiooni arvamuse kujundada ja seda ka seal komisjonides edastada. Ja lõpuks saab ikkagi midagi muudetud ka, sest eelmise aasta näitel on Tartus selline asi nagu kaasav eelarve ehk linna elanike algatatud projektid saab siis linnarahadega ellu viia. Sellest ma mäletan, te mainisite ka seda vähemalt ühes episoodis. Ja siis noortevolikogu eesmärk oli see, et hääletada saaksid ka need noored, kes ei ole sisse kirjutatud linna, vaid õpivad siin ja tänu siis meie ettepanekule tehti sellest eelnõu ja see läks volikogus läbi ja samamoodi see pidi kõik selle kadalipu läbima. Need noortevolikogul on justkui võim, mitte võimu nagu ei ole, aga meil on mõjuvõim oma tegevusega kindlasti. Tahad sa kommenteerida, Jakob? Ma tahaks, aga ma ei tohi podcastis öelda selliseid sõnu. Okei, meil tuleb väga huvitav olukord peale podcasti. Aga ma tahan tegelikult küsida, et teil on päris palju inimesi, kes on väljaspool Tartut. Kas see ei riku natukene seda Tartu noortevolikogu mõtet ära, sest see on nagu Tartu linna oma, aga samas sul on inimesed, kes on väljaspool. Ma ütleks, et vastupidi, see suurendab seda haaret justkui, sellepärast, et esiteks minul kui Viljandist tulnud noorel on võimalus saada Tartu linnaga suurem kontakt ja side luua, mis suure tõenäosusega viib ka selleni, et võib-olla ma jäängi siia elama ja lõpuks teen sissekirjutuse ja siis saab juba Tartu linn näiteks seda tulumaksu minu pealt, eks ju. Ja sellised asjad, et see on linna jaoks on tegelikult oluline, et meil oleks võimalikult palju elanikke,
aga noortel, ütleme kuni vanuses 18 välja ja tegelikult natuke on ka see pluss, on vähe võimu selle üle, et kuhu nad on sisse kirjutatud, sest isegi ülikooli tudengid, kes Tartus elavad, neil on raske näiteks üürikorteritesse ennast sisse kirjutada, sest omanikud ei ole selle poolt. Aga ma arvan, et see on just vastupidi, avaldab mõju ka väljaspoole, sest samamoodi minu Viljandi sõbrad ju teavad, et mis võimalused on üks asi Tartus, aga teiseks ka üleüldiselt noorte valdkonnas. Ja meil on selles koosseisus on tõesti, on üks neiu Narvast, on veel üks noormees Viljandist ja ma võin, ja rohkem mul kohe pähe ei tulegi, aga on ka inimesi, kes on Tartu lähedalt, et nad ei ole linnas küll, aga nad on maal ja see on ka tegelikult oluline, sellepärast et kas või samamoodi bussitransport nende ümbritsevate valdadega on nagu osa Tartu linna juhtimises ka tegelikult. Sa midagi rääkisid, või mainisid, et sa oled EKRE erakonna, mis erakonna, kuskil mingi erakonnad teil seal tekkisid ja siis sa pidid, ma ei mäleta täpselt. Midagi EKRE-ga täiesti. EKRE-ga oli teine asi, see oli, ma olin noorte Riigikogu ürituse seal EKRE esimees, oleks pidanud tulema, aga ma jäin kõrvapõletiku ja koroonasse, lõpuks ma ei olnud seal mitte keegi. Nii et sa oleks tahtnud olla või? Ei, seal oli siis mitte keegi tahtnud olla, mõtlesin, see on veits fun, pluss Emma Kruusmäe nagu E-K-R-E. Väga huvitav kokkusattumus. On, eks ju. Ma arvan, et tegemist on vägagi lihtsa näitega, et Viljandist tulevad ainult EKRE-lased. Okay, mul on veits teise poliitilise organisatsiooniga liitumise plaanid, aga see selleks. Ma ei küsinud. See on väga hea jutujätk. Kas tulevikuplaanid on ka poliitikas või on kuskil mujal? Niivõrd kuivõrd. Ma arvan, et viimasel ajal on järjest selgemaks saanud see, et poliitikas on võib-olla just parem siseneda siis, kui juba karjääri on tehtud, raha on teenitud ja ei sõltu nii palju sellest rahast, mis justkui poliitikas võib rolli mängida ja sellepärast sa pead enda vaateid muutma, et valijatel olla nagu meelepärasem, et saada, sest sa sõltud sellest rahast. Et hetkel mul on pigem mõtted, kas siduda ennast majanduse, ettevõtlusega või ega ma päris täpselt ei teagi. Et huvid on ja mitmekülgsed. Nii et ei ole plaan olla uus Martin Otas ja siin jagada... Ei, ma ei ütle never say never selles mõttes, et vaatab, kuhu elu mind viib. Võib-olla ma satun poliitikasse ja võib-olla ma satun sinna varem, kui ma oleks seda ise arvanud või oodanud. Kas sa peaministriks tahaksid saada? No see on parem kui see, et kuidas mind võrreldi, et äkki minust saab president, sest peaministril on päriselt võim või see mõttes ikkagi võimalus midagi korda saata ka, mitte lihtsalt heaks kiita või esinduse organ olla. Sina teed ka välishuvi, mis siis annab ülevaate maailmas toimuvast, et mis sinu arvamused viimase aja sündmustest ja olukorrast on, et alustame näiteks, võtame lihtsama teema koroona, et maski kaotus. Mina jällegi arvan, et siin tuleb varsti uus koroonalaine ja me lähme kõik lukku ja siis ma ei saa oma sünnipäeva suvel pidada. Et mis sina sellest arvad? Ma arvan, et lained tulevad ja lähevad, aga me ei saa nende piirangute all ka elada, kui justkui ei ole põhjust ja ongi, tähtis on see, et riik suudaks nagu hoomata neid laineid ja ma arvan, et praegu tegelikult suudab, sest vaktsiinid lähevad efektiivsemaks või inimesed juba põevad läbi ja see karjaimmuunsus hakkab tekkima ja ma arvan, et ma olen ise 2 korda läbi põdenud ja ma arvan, et mis seal ikka, aga üleüldiselt mul praegu, kui Ukraina sõda algas, siis mul tekkis siuke väike paralleel isegi sellega, kui algas koroonapandeemia, sest täpselt alguses ma olin väga kursis kõigi uudistega, hoidsin kursis ennast nende pressikonverentsidega, mis toimusid peaaegu iga päev kell 12 ja siis see analüütiline pool minust töötas, aga see hetk, kui see uudiste mõju jõuab ka emotsionaalsele osale endast, siis see on laastav. Ka Ukraina sõjaga on see, et alguses on mingil määral isegi see huvi või uudishimu suurem sellest emotsionaalsest kaasatusest, aga see osa väsib ära päris kiirelt, ütleme nädalaga väsib ära ja siis sa ainult näen neid õõvastavaid pilte, videoid ja siis on väga raske sellega toime tulla ja siis on kahjuga, et inimesed harjuvad ära nende uudistega. Aga see on mingil määral paratamatu, sest muidu see koorem lihtsalt liiga suur, mida üks inimene saab kanda.
no see sõda on nüüd käinud üle kuu ju. Mingi 45 päeva, 46 päeva. No midagi sinna kanti, ehk siis see juba on nagu normaalsuseks muutunud. Mina ei ole üldse ennast kursis hoidnud enam. Ma vahepeal näen jälle välishuvi tuleb mu Instagrami kuskile lehele ja siis ma korra loen neid, aga siis mõtlen, et okei, no midagi väga erilist ei ole nagu muutunud. Eks see on keeruline ka, sest ütleme ka mina oma Instagrami lehega esiteks, kui ma nüüd vahepeal olin haige ja nüüd on arvestuse nädal, siis see üleüldiselt on ka ju, ega see ei ole väga lihtne või see on ikkagi küllaltki sisukas töö ja seda enam, et ma ei saa ennast võrrelda ju meediaväljaannetega, kes suudavad nagu toota mingit sisu, vaid ma saangi aru, et mul on rohkem võimalus olla see võimendav platvorm kas nende väljaandete ja noorte vahel üleüldiselt, et lihtsustada seda sisu või kas või lihtsalt natukene filtreerida seda, mis tegelikult on kasulik või natukenegi huvitav, sest muidu on suhteliselt raske isegi orienteeruda nendesse kõikide väljaannete vahel, aga samas on näha ka seda, et kui ma jälgin põhimõtteliselt 4 erinevate või 5 erinevate uudiste platvormi või igapäevaselt, siis need uudised korduvad ja on sama, et natukene võib-olla teise sõnastusega, aga tihti ka mitte seda, sest parimad näited ongi see, et tuleb BBC Breaking News teavitus ja siis minut hiljem tuleb Wall Street Journal seesama ja minut hiljem tuleb New York Timesit seesama ja minut hiljem, eks ju, tuleb Washington Postilt, eks ju. Et ja need jäävad korduma. Aga kuidas sa tulid üldse selle idee peale, et nagu alustada sellise ettevõtmisega, et anda nagu konkreetselt nagu lühikest, aga arusaadavat informatsiooni edasi just noortele? Mooletan on ju. Ja kuidas sa tulid selle idee peale? Tegelikult mul oli plaanis hoopis teised mõtted, mida teha justkui uurimistööks, aga see natuke teises võtmes oli õpetaja Punga poolt ise välja pakutud nendesse ette antud teemadest. See oli seal natuke teises võtmes, et mingi välisuudiste analüüs, mida iganes. Ja lõpuks, kui ma selle mõtlesin enda peale, siis see tundus kõige parem variant, siis natukene ma olen kokku puutunud üleüldiselt turunduse sotsiaalmeediaga täpselt läbi noortevolikogu, kus on ka vaja ikkagi oma tegevust kajastada. Ja teisest küljest ma olen ise viimased 2-3 aastat ikkagi tihedalt hoidnud end kursisuudistega läbi erinevate kanalite. Podcastid, YouTube'i videod, sotsiaalmeedia, siis äpid ja isegi paberleht. Et siis ma saan aru, et kui raske on orienteeruda selles. Nii et ma tundsin, et võib-olla oleks äge olla see vahelüli ja lihtsalt näha ka võib-olla mingis mõttes ka seda ajakirjandust seal taga. Ja teine osa oli ka see, et ikkagi mind huvitab see teadlikkus, et kui palju on veel kas minusuguseid, kes ikkagi hoiavad ennast kursis uudistega ja maailmas toimuvaga ja kui palju ei ole, siis ma tegin ka uurimistöö alguses küsitluse trehneristide hulgas ja ka ülemaailmselt, et kuna ma olen osalenud Mudel-Euroopa Parlamendi siis rahvusvahelisel sessioonil ja mul on üks sõbranna Prantsusmaal ja teine on Alaskal vahetusõpilane, siis ma sain enda küsitluste jagada ikkagi niimoodi, et ma sain 120 vastust, ehk jällegi see ei ole absoluutselt ammendav selle, või see ei ole absoluutselt õigustatud selles osas, et ma looksin selle põhjal mingi ülevaate Ameerika noorte näiteks arvamusest välisuudistest, seda mitte, aga ma saan võrrelda seda Eesti või üksteisega või ma saan ikkagi mingi kujutluspildi. Nii et see oli ka ikkagi huvitav, kui mul on vastuseid nii Alaskast, Soomest, Rumeeniast, Saksamaalt, Hollandist, et see on äge, kui on endal mingi võrgustik tekkinud. See on päris lahe. Tuleme korra nüüd Tartu noortevolikogu juurde tagasi, et me vaatasime just hiljuti, Toomas näitas mulle teie Instagrami story't, kus te sõite hästi palju pitsat ja mulle tundus, et see läks suht nagu kalliks. Et kas sellest maksate te ise või sealt tuleb nagu Tartu linna rahade eest? Selles mõttes, et meie raha on ka Tartu linna raha või Tartu linna eelarvest haldatakse meile raha ja nüüd esmaspäeval on meil istung, kus meil jällegi üheks päevakorrapunktiks on näiteks eelarve, et saada ülevaadet, et kuhu meil kui palju kulub ja kuidas veel oma tegevusi sellest lähtuvalt planeerida. Aga meie eelarve läheb mitmeteks asjadeks, et üks asi on kuna meil on iga kuu istungid, siis et see on igati õigustatud, et me saame seal ka süüa. Sellepärast, et näiteks toome näite, linnavolikogu liikmed saavad ju iga istungi, saavad raha ja palka. Meil seda võimalust privileegi ei ole ja me saame süüa. Ja teiseks meie ürituste peale kulub küllaltki raha, aga samas me kasutame ka erinevaid projektifonde, E4 projektifondi, et kus me saame seda lisarahastust.
oota, ma küsin vahele, mis pitsat te sööte? ma ei tea, ma jäin hiljaks Aga kus see tellitud oli? Vapianost. miks see president hiljaks koosolekul? ma tulin kehalisest kasvatusest. see oli mitteametlik istung, see oli meil lihtsalt vahepealne kokkusaamine, et natuke rohkem sisulist tööd teha ja kui on äge seltskond, siis miks ka mitte. No, et mitteametlik, et istungid on siis nagu nii olulised, et peab Vapianost pitsat tellima. Jah, aga samal ajal, kuna meie jaoks on Tartu linna ruumid kõik nagu tasuta kasutada, teeme me istungid Raekoja saalis või selle eelmise mitteametliku istungi näitel Lille noortekeskuses, siis me ei pea mingit renti maksma. Ehk jällegi ja raha me ei saa oma töö eest, aga me saame eneseteostusvõimalusi, süüa ja hulgi ägedaid kontakte, tutvusi ja isegi sõprust. Eelarve tuli, kuna mainiti ja Tartu Ülikool on siis Tartu üks nagu põhilisi asju, mille üle siis kõik asjad tiirlevad. Aga nüüd on viimasel ajal uudised, et Tartu Ülikooli sai raha riigilt ja kas Tartu linn plaanib nagu kuidagi aidata seda või sa ei tea sellest midagi? No ütleme, ma otseselt selle kohta ei tea, aga ma võin lihtsalt seda lahti selgitada, et jällegi Tartu Ülikool ei saa riigilt raha. Ehk Tartu Ülikool on justkui nagu riigi institutsioon, kõrgharidus, see on riigi korraldada tegelikult. Jah, kui linn näeb seal mure, siis tal on, ma arvan, justkui võimalus panustada, aga ta ei pea ja kui ei ole nagu midagi väga kriitilist, siis ma ei oska seda kommenteerida. Aga ja rohkem ma ei oskagi selle kohta midagi öelda. Te peaksite uurima seda teemat. Palun võtke kokku ja uurige. Palun võtke kokku. No ma näen, et see on laiem esimees või esinaine, ma ei tea, kuidas on öelda. Aga tegelikult, aga lihtsalt laiemalt Eestis on kõrghariduse rahastuse probleem suur ja kui näha, et ülikooli õppejõud ei saa normaalset palka, siis miks ei peaks olema motivatsioon seal töötada. Samasi kehtib ka gümnaasiumite ja põhikoolide juures. No nüüd on lihtsalt ju jutuks tulnud, et Tartu Ülikool plaanib tasuliseks minna. Et see on... See on kurb, kindlasti. Nõme tõesti, pigem ei tahaks nagu maksta selle haridusest. No see on lihtsalt näha, et sa hakkadki midagi väärtustama rohkem siis, kui sul seda ära võetakse, sest see privileeg meie jaoks on ülitavaline olnud, aga väljaspool, üks asi Eestit, aga väljaspool Euroopat laiemalt ei olegi kõrgharidus miski nii iseenesest mõistatav, kui see meie jaoks. Ja ka Eestis, ka Tartu Ülikoolis on tasulisi õppekavas juba praegu, ka tavaliselt need on kas sessioonõppes või need on ingliskeelse õppekavaga ja need on tasulised. Suurem osa on ingliskeeles ja siis nende soomlaste jaoks mõeldud rohkem, kes siia tulevad. Eriti arst, hästi palju soomlasi tuleb Eestis arsti. No isegi maaülikoolis on veterinaaria inglise keeles on tasuline ja... No see on loogiline ka, et need tasulised on, sest et mis me peaksime välismaalt. Me saame välismaalt raha lihtsalt endale. Aga nüüd on ka see, et riik ei rahasta ja nüüd ongi need hakkavad maksma, mis oli mingi 150 eurot oli just mingi EKP või midagi. 150 eurot. Jah, üks see kursuse punkt, see ainepunkt. Kursuse punkt ja sa pead saama mingi 30 punkti vist. Ehk siis see on siuke korralik. Ja akadeemiline test hakkab ka maksma. Või esimene kord sa saad tasuta, kui sa tahad vahetada, siis võib-olla peab maksma. Et seal on nagu kõik läheb tasuta. Ma tahtsin see aasta teha akadeemilist testi, aga ei saa 11. Ei saa jah, 12. saab. Et paari aasta pärast, Juhu. Kui isile meil raha on, siis on kõik okei, aga muidu on nagu jama. Ma ei tea, on sul veel mingeid huvitavaid teemasid, mille kohta rääkida? Rootsi reisile, Rootsi lähete? Lähme noortevolikoguga Rootsi või tähendab Tartu linn saadab oma esinduse ja otsustajad kui ka siis noored Rootsi Uppsalasse sõpruslinna mingi konverents kohtumisele ja siis on võimalus, et ka mõned noortevolikogu liikmed saavad liituda. See on kindlasti, ma arvan, huvitav. Aga rohkem selle kohta öelda ei oska ja ei ole kindel ka, kui palju ma selle kohta üldse tean. Kas sa lähed ka? Ma loodan küll, et ma mahun nende valitute hulka. Ja, on veel midagi huvitav, millest saada rääkida? Minu arust, eks ju, ei saa eriti usaldada nii Vene kui Ukraina meediat selle sõja kohta, sest et mõlemad räägivad enda poolt seda asja, eks ju. Ja siis see tekitas minust sellise konflikti siseselt, et
pärast seda, kui Ukraina võitis tagasi, kas see oli Butša oli selle nimi, selle linna nimi, siis nad näitasid igasugu kaadreid sellest massimõrvast ja genotsiidist nii-öelda, mida siis nende jaoks venelased on korraldanud. Ja nüüd muidugi Vene valitsus lükkas siis selle süüdistuse tagasi, ütles, et ei, need on siin kõik palgatud inimesed, sinna näitlejad. Et mis sina arvad, et kui suur osa sellest on päris või ei? Ma tahan kindlasti uskuda ja ma usun kindlasti nagu Ukraina meediat väljandeid rohkem jällegi, see on ka õigustatud kohati, et nad natukene võib-olla, neil ei ole ka väga täpselt ülevaadet ju, et palju on surnuid või hukkunud. Ma arvan, et selliste asjadega, mis on Butšas, on see ilmselge, et kellel on õigus selles olukorras ja kellel ei ole, eks ju. See, kui see välisminister Venemaal Sergei Lavrov ütleb selle, et ei, need on näitlejad, siis ilmselgelt ei ole see tõsi. Aga kui üleüldiselt rääkida mingi arvude Ukraina vaatenurgas, mida nad esitavad ja arvud, mis Venemaa esitab, siis ongi hea kuskil seal vahepeal olla, sest ka ÜRO teeb neid ülevaateid ja seda oli minu meelest hästi huvitav sõja alguses näha, kus iga päev tuli jälle 1000 juurde, jälle 1000 hukkunut juurde, siis see peatus ja nüüd on ikkagi tundvalt tagasihoidlikumad neil lisatud, aga kindlasti seda mõjutab ka sõja kulge. Aga mingisugune, ma nägin kusagil äkki Redditis nägin mingit videot, kus oli suhteliselt hästi näidatud läbi autoakna. Oli näidatud, et ühel mehel kellelgi mingi isik, kes oli seal, tal käsi liikus. No mida? No mis asja? Ma muideks kuulsin ka seda, aga ma kuulsin teisest vaatenurgast, kus siis see lükati ümber, et kuidas keegi optiline füüsik või kes iganes räägib, et kui sul on vihma sajab ja autoklaas on ja siis täpselt valgus hitib sellise nurga all, siis see tundub nagu mis iganes valgus lõikab selle, ma ei tea, et kuna ma ise ei ole saanud seda videot näha, pole näinud seda, teiseks ega ma ei oleks kindlasti piisavalt pädev, et ise seda hinnata, siis ma ei oska kindlat arvamust selle osas nagu kujundada ka, aga ma ei tahaks loota. Pooldad Ukrainat ikka siiski. Kindlasti olen ja Ukraina meelne. Ma arvan, et meil tegelikult kõik siin ruumis on Ukraina meelne. Pooldavad pigem siin Ukrainat. Nii et tuleme tagasi Eestisse korra. Kas tunned, et Eestis on kadunud sooline diskrimineerimine või vähemalt poliitikas? Ei ole? Ei ole, aga üks asi on see, et kas see on nagu üldine või siis on lihtsalt kindlad inimesed, kes kiusavad. See on erinevus ka, et kas meil justkui ühiskonnas toimuks see niimoodi, et keegi ei mõistaks seda hukka, seda kindlasti mitte. Meil, kui sooline diskrimineerimine toimub, siis inimesed üldjoontes mõistavad seda hukka ja see ei ole avalikult aktsepteeritav, aga pigem on näited sellest, kuidas inimesed lihtsalt kiusavad kas siis soo või mingi mis iganes teisel põhjusel inimeste, ütleme poliitika tasandil sa näed ju, kuidas mõned EKRE esindajad suhtuvad sellesse, kui peaminister seal Riigikogu ees peab mingit kõne, siis see ei ole kõige meeldivam vaatepilt. Aga räägime siis rohkem töökohtadest, sest et praegu on see, et naistele makstakse vähem palka. Ja palgalõhe kuskil 12%. Kuidas sina arvad, et me saaksime sellele probleemile läheneda, et see laheneks ja ei oleks enam sellist palgalõhet? Ma arvan, et see ei olegi asi, mida saaks üleöö muuta. See on inimeste just nagu suhtumises ju kinni, et lõppkokkuvõttes see üldine ühiskondlik, kas palgalõhe või kõik sõltubki sellest, et on individuaalid, kes arvavad, et mis on õige ja mis on vale. Aga nüüd ma arvan, et aeg ja ühiskondlikud normid, mis nagu järjest arenevad selles suunas, et mehed on naistega võrdsed näiteks, et see muudabki selle ära. Aga see on huvitav ka, et vahepeal, kas siis päriselus või internetis ütlevad naised, et ega nad tegelikult ei tahagi, nad tahaksid olla kodus, olla seal koduperenaine ja et mees käib tööl, teenib raha, elab, hoiab neid üleval, ostab neile asju, et vahepeal on see, et naised ise võitlevad selle soolise võrdsuse vastu ja mul on tunne, et siin ei ole ainult, et mehed on kõiges süüdi, vaid ka... ma ei ütleks ka, et mehed on kõiges süüdi, kindlasti naised peavad ennast
tähtsaks pidama või selles mõttes enda eest seisma, aga lihtsalt see on keeruline, kui ühiskonnanormid veel ei ole arenenud ja stereotüübid elavad meiega. Ja ka samamoodi naiste arvamus tihtipeale võib-olla kujundatud sellest, kuidas nende vanemad elasid, nende ema milline oli ja sealt ka edasi. Aga muidugi olukord on nüüd palju paremaks läinud. Ja kindlasti see palgalõhe on vähenenud ja minu ühiskonnaõpetaja tõi jälle, et palgalõhe väga lihtsalt kirjeldatav on lõhevõileid tilliga ja on lõhevõileid tillita. Ja ma arvan, et jah, aeg võib-olla muudab veel natukene ühiskonna võib-olla ka see, et kui kõik need vanad inimesed nüüd ära surevad selle koroona tõttu, siis ei liigu enam seda mõtet ringi, et kindlasti ka noormeelseid, kellel on võib-olla natuke teistsugune arvamus, aga no kindlasti, aga selles mõttes, et küll läheb paremaks, aga kas ma lähen nüüd poliitikasse? Et EKRE tõrviku rongkäigust ma ei tea, kas ma julgen puudutada seda teemat, et seal on üllatavalt palju noori. Ja mis sa arvad, miks on see põhjus, miks just noored toetavad EKRE-t? Sest on muidugi on palju inimesi, kes nõustuvad nende vaadetega, on ka palju, kes ei nõustu. Ja mina just mõtlen, et miks just nagu meie vanused noored toetavad EKRE-t, sest et nad ei ole väga siuksed, ma ei saa aru, kas nad teevad seda naljaga või nad päriselt mõtlevad seda, sest et meie kõik siin tunneme mõnda inimest, kes teeb nalja selle üle ja nagu võib-olla on, aga samas me ei saa aru. Mul on tutvusringkonnas ka inimesi, kes on nii noori kui ka täiskasvanuid, et kes on EKRE-idid või EKRE toetajad ja aga seda küsimust saab küsida ükstapuha millise poliitilise erakonna vaatenurgas, et miks keegi toetab rohelisi või miks keegi toetab sotsiaaldemokraate, et nüüd enne sügisesi valimisi tuli väga hästi ilmsiks, kuidas näiteks, ütleme siis näitena, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tegi loosungi ja postri, kus on rohkem parkimiskohti Tartu kesklinna, mis selles mõttes lihtsale valijale on ju väga meeltmööda. Ta ei näegi kaugemale sealt, et see tähendab, et jalakäijatel on võib-olla keerulisem. Või siis, kui me tõstame parkisindusi, need lähevad lõpuks kallimaks ja linn on reostunud, et kui sa vaatad puhtalt sloganit, siis sulle meeldibki ju see, sa üldjoontes inimene ei vaatagi ju väga palju kaugemale, ühiskonna mingi heaolu peale, vaid peaasi, et sinu enda vajadused oleks rahuldatud. Ma arvan, see kehtib iga erakonna juures mingis ulatuses. Et lihtsalt, et kui vaated ühtivad, siis on sellised vaated tekk ja. Okei. Viimased paar küsimust, tuleme nüüd sinu juurde tagasi kiiresti, et sina sattusid Reali emakeele olümpiaadiga. Vastab tõele. Kas see mitte ei ole natukene imelik ja üldsegi miks Real? Ma olin kindel, et kuna mul oli valikut nii Kaagi Reaalkooli vahel Tallinnas kui Viljandi gümnaasium, et kui ma Treffnerisse tulen, siis ma tulen Reali. Kuigi jah, ma olen suhteliselt humanitaarinimene, aga mul küsiti seda ka vestlusel ja ma ütlesin kohe, et mul on tugevad tulemused mõlemas valdkonnas. Ja nüüd see õigustas ära ennast, et sellepärast, et emakeele olümpiaad ei olnud ainukene olümpiaad, kus ma käisin näiteks vabariiklikus voorus, jah, see teine oli inimese õpetus. Aga ka jah, reaalne teaduste valdkonnas on mulle tugevad tulemused. Oled õnnelik, et tulid Reali? No ütleme niimoodi, et seltskond on täitsa hea. Vaatan teile kolmel otsa ja ei pea kahetsema vist. Ei olnud sunnitud vastus. Täpsustame, ei hoia keegi püssi praegu kukmes. Aga jah, ausõna. Siin on väga sõbralikud inimesed. Aga tulevikuplaanid. Kas on plaan minna Viljandisse tagasi või muuta seal midagi poliitiliselt? Veel paar aastat tagasi ma ütlesin ka seda, et Viljandi on väga hea koht, kus elada just perega. Karjäärivõimalused on natuke raskendatud. Nüüd ei tea, et kuidas koroona on juba muutnud seda tööelu niivõrd, et kui on võimalik distantsilt töötada, et siis miks mitte ma tunnen, Viljandi on ka perfektne koht, kus võib-olla natuke vananeda ja kuigi see on suhteliselt mägine, aga siiski elukeskkond on seal väga mõnus. Aga jah, tulevikus ma olen natuke mõelnud välismaale õppima minna, võib-olla mitte kohe pärast gümnaasiumit, aga siis kui plaanid ja mõtted on natuke selgemad. Samas ülikooli minnes ka ma ikkagi vaatan sellist eriala, mis pakub praktiliste väljendust ka, et ainult mingit sükest ümargust valdkonda ei tahaks õppida. Okei. Ja viimane küsimus siis, mis sina arvad meie kooli kuulsaimast poliitikust? Oletan, et selleks on Martin Otas.
jah. et kas sa vaatad teda kui ma ei tea, kamraadi või suunamudijat või vaatad teda pigem kui rivaali ja rivaali kindlasti mitte, pigem vaatan teda kui sõpra ja ma hoian talle samamoodi pöialt igas tema tegemuses, kui ka ma näen, et tema hoiab noortevolikogule, kirjutab pärast istungit, et kuidas läks, millega tegeleme, et minu meelest ta on hea näide sellest, kuidas linnavolinik on huvitatud noortevolikoguga koostööst, ta samuti käis koolides tutvustamas noortevolikogu tööd enne valimisi, et sellele rohkem tähelepanu pöörata, et ainult rohkem selliseid noorvolinikke on vaja. Suurepärane, suur aitäh. Ma arvan, et see on hea punkt, kus lõpetada. Aitäh. Suur aitäh, et tulid, Emma. Aitäh Emmale, et oli niivõrd lahke ja aus meiega tulema podcasti või siis intervjuule, aga mis ma oskan öelda, loodan, et kõigile meeldis see episood 30. Kerge juubel, tähistamistust meil ei ole, sest 5. periood on ees, küll peale kooli tähistame härrasmehed. Muidu vaadake meid ikka Instagramis, YouTube'is, Spotify's ja Apple Podcastis. Kohtume teiega juba järgmises episoodis. Tšau! 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 Miau.